Tere kõigile, kas mind on kuulda? Ja, Väga hästi. Siis ma arvan, et võime vaikselt alustada ja kes vahepeal juurde liitub, saab siis lihtsalt poole pealt sappa võtta. Täna räägime siis Belgiasse, Soome või siis Hollandi õppima minekust. Ja kuna teemasid, mida katta on palju, te näete muidu slaide hästi. ja, Mhm. Et kuna teemasid on palju, siis saamegi kohe asuda teema kallale. Kõigepealt siis võib-olla üldse taustast, et mida see välismaal õppimine üldse nagu võiks siis ühele õpilasele juurde anda, et saan täitsa rääkida enda kogemusest, et mina olen küll õppinud Inglismaal, aga ikkagi nii-öelda nii palju, kui me oleme õpilastelt tagasisidet saanud, siis laias laastus ikkagi välismaal õppimine, olgu selleks Inglismaa, Holland, Belgia või siis ka Soome, et siis tegelikult ikkagi need kogemused ja nii-öelda see teadmiste pagas üleüldises mõttes on ikkagi üsna sarnane. Ehk siis peamisteks võib-olla sellisteks motivaatoriteks ühe noore inimese seisukohast võikski siis olla see, et esiteks on siis võimalus ennast viia siis mugavustsoonist välja ja tegelikult väga paljud noored tahavadki just siis tegelikult pärast gümnaasiumit minna siis välismaale õppima, võib-olla mitte siis isegi ainult õppima, vaid ongi siis nii-öelda nagu kaks ühes sellise hübriidlahenduse leidmine, et sul on võimalik siis maailma avastada ja tegelikult siis saavutada ka mingisugune, mingisugune nii-öelda erialane õpe. Ehk siis välismaal tavaliselt siis ikkagi see kõrgharidus on väga tunnustatud, mis tegelikult siis hiljem aitab sul ka siis eristuda siis tegelikult tööturul. Et ka mina tänasel hetkel olen tagasi Eestis, aga tööturul ikkagi minu nii-öelda õpingute omandamine siis Inglismaal on tulnud mulle siis väga mitmetes olukordades väga palju kasuks. Ja kindlasti siis rahvusvahelised sõbrad ja tuttavad, millest ei saa üle ega ümber. Et mina täna siis tegelikult selle sõprade pundiga, kes meil siis õpingute vältel tekkis, nendega suhtlen siis endiselt, küll mitte enam igapäevaselt, aga selles mõttes olemegi kontaktis ja kindlasti väga suureks plussiks on siis ka see, et võõras keele ja kultuuriruumis hakkama saamine. Et kui täna vaadata kasvõi nii-öelda nagu Eesti tööturgu, siis tegelikult see on ka muutumas aina rahvusvahelisemaks, ehk siis võõras nii-öelda keelekultuuris hakkama saamine on jällegi kindlasti väga suur pluss, mida siis välismaal õppimine siis annab. Kui nüüd minna siis konkreetselt Belgia juurde, ehk siis esimesena katamegi siis ära selle, et kuidas siis see nii-öelda kõrghariduse omandamine on siis Belgias. Võib-olla nende kõikide riikide kohta tegelikult saab öelda, et need riigid on siis tegelikult Belnori partner riikideks valitud eelkõige just seetõttu, et nendes kõikides riikides on siis võimalik haridus omandada inglise keeles ehk siis nii ka Belgias, ehk siis väga lai valik huvitavaid erinevaid inglisekeelseid erialasid, mille vahel valida. Ja jällegi, kui rääkida siis meie konkreetsetest partnerülikoolidest, siis nad on valikusse siis valitud just seetõttu, et tegelikult siis nii-öelda see hariduse tase nende ülikoolide nii-öelda nagu mõistes on väga hea, mis siis ilmselgelt õpilastele väljendub selles, et hiljem siis tööturul on väga hea konkurentsieelis teiste ees. Siis täna ikkagi väga paljud õpilased kasutavad seda võimalust, et välismaale õppima minna. Nii siis on ka tegelikult Belgias, ehk siis nii-öelda seal võib sind oodata ees täiesti selline rahvusvaheline punt õpilasi, kes on siis kõik erinevatest riikidest tulnud, ehk siis väga palju rahvusvahelisi õpilasi ja Belgiat üleüldse siis peetakse väga üliõpilassõbralikuks riigiks ja hakkama saamine peaks sealt siis nii-öelda nagu noore Eestist mineva õpilase jaoks mööduma üsna lihtsasti. Ja võib-olla, mis täna õpilaste seisukohast on ka väga oluline, on siis tegelikult elatus ja hinnatase, siis Belgia kohta võib öelda, et Eestiga on need hinnad võrdlemisi sarnased, et mingeid drastilisi muutusi selles osas ei ole. Ja samuti on siis Belgias võimalik ülikooli kõrvalt siis ka tööl käia, mis võib-olla siis nii-öelda nagu välismaal õppimist iseloomustabki, et seal on pigem nii-öelda nagu vähem kontakttunde ülikoolis
mis tähendab seda, et nii-öelda nagu suurem osakaal on siis iseseisval tööl ja see siis tegelikult loob head tingimused selleks, et õpilastel on võimalik siis kooli kõrvalt ka tööl käia. Ja kuidas ma olen tänase nii-öelda nagu tutvustuse teile üles ehitanud, ongi siis tegelikult see, et ma teen teile erinevate ülikoolide, kes on siis meie partneriteks, ülevaate ja olen siis välja toonud esimesena siis Belgiast Howest University of Applied Science, kuhu ma olen siia linkinud juurde siis ka tegelikult nende kodulehe. Tegemist on siis partnerülikooliga Belgias ja jällegi, nagu ka juba sai mainitud, siis väga palju huvitavaid inglisekeelseid õppeid, mille hulka siis näiteks muuhulgas kuulub küberkaitse, disain, mänguarendus, eraldi veel game production, igasuguste visuaalidega seotud õpe. Et need on võib-olla nagu siin sellised väga üldised nimed, aga tegelikult siis välismaa ülikoolide kodulehtesid kirjeldab väga hästi see, et kui minna sinna kodulehele, klikata konkreetse siis eriala peale, et siis tegelikult on võimalik saada väga detailne ülevaade sellest, et mida siis nii-öelda konkreetselt see eriala endast kujutab. Näiteks kui võttagi seesama küberkaitse nii-öelda eriala, siis seal on tegelikult kooli kodulehel võimalik siis vaadata, et mida sa hakkad õppima esimesel aastal, mida hakkad õppima teisel aastal ja mida hakkad õppima siis kolmandal aastal. Ja see ei kehti siis ainult Belgia ülikoolide kohta, vaid ta kehtib siis tegelikult ka kõikide teiste riikide ülikoolide kohta. Et kooli kodulehed on kindlasti väga informatiivsed ja väga kasulikud just õpilase vaatest. Ja Howest ülikool siis asub siis väga ilusates ülikooli linnakutes, ehk siis erialade puhul ongi vaja siis ka eraldi seda vaadata, et millises nii-öelda linnas täpselt selle konkreetse eriala, mida sina soovid õppima minna, ülikooli linnaks siis asub. Et see on ka selline oluline info. Ja kooli kodulehel tegelikult on võimalik siis täpsemalt tutvuda ka selliste üldiste sisseastumistingimuste ja kooli endaga. Ja siia ma olen siis tegelikult välja toonud siis täispikkuses nimekirja sellest, mida on võimalik siis inglise keeles õppida. Et nagu näha, siis osad erialad on tõesti sellised, mida näiteks Eestis veel tänasel hetkel ei olegi võimalik õppida. Ehk siis, kes just ongi nii-öelda nagu sellel teelahkmel, kus sooviks õppima minna midagi nagu huvitavat, aga samas seda ei ole veel Eestist leidnud, siis jällegi igasugused ülikoolid välismaal lihtsalt pakuvad oluliselt laiemalt nii-öelda erialade valikut. Et näiteks 3D animation, siis expert experience design, independent game production, interactive sound production, et võib-olla selliseid erialasid Eestist nii väga lihtsalt ei leia ja isegi kui midagi sarnast on, siis tavaliselt sellistele erialadele see konkurents on väga suur. Ja siin lihtsalt visuaalina siis ka need Belgia linnad, ehk siis tegemist on selliste väga armsate ülikooli õpilastele mõeldud linnadega. Ja siin teine ka Brugge linn. Belgias tegelikult meil tänasel hetkel ongi siis kaks partnerülikooli, ehk siis üks ongi see Howest, millest ma juba rääkisin ja teiseks ülikooliks on siis Arte Velde University of Applied Sciences. Ja see ülikool siis tegelikult on üsna suur, ehk siis rohkem kui 15 000 õpilast, 141 erinevat liiki õppeprogrammi. Kindlasti seal ei ole kõik, see 141 ei ole siis inglisekeelset õpet pakkuvad erialad, aga lihtsalt siis kokku. Ja ülikooli linnakud on siis jaotunud 12 erineva siis nii-öelda kampuse vahel Genti keskuses. Ja näiteks bakalaureuse tasandil on siis võimalik õppida communication management, business management, international graphic and digital media, international journalism, international organization and management. Et miks see international seal ees on kindlasti väga oluline, ongi siis see, et mingi eriala puhul tegelikult see rahvusvaheline suund mängib rolli. Et näiteks kui ma räägin enda näitel, et mina õppisin siis õigust, aga et ma valisingi rahvusvahelise õiguse, et mul oleks hiljem võimalik sellega ka siis midagi Eestis teha. Et kui ta jääks näiteks väga siis nii-öelda nagu Belgia suunitlustega,
siis ilmselt ka hiljem tööturul olenevalt siis erialast võiks tekkida mingeid potentsiaalseid raskusi. Et seetõttu on ka siis tegelikult väga paljud erialad erinevatest ülikoolidest just nii-öelda sellise rahvusvahelise suunaga. Ja kui vaadata seda, et kus see Gent siis tegelikult asub, et siis tegelikult ka nii-öelda seda ülikooli lõplikku valikut tehes tuleks siis tegelikult mõelda ka siis logistikale ehk siis kuidas on esiteks kindlasti Eestis käimine ja teiseks, millised on nii-öelda nagu need reisimise tingimused selles konkreetses linnas või siis ka riigis, miks mitte. Ja näiteks Genti puhul ongi siis väga selline Euroopa keskne koht ehk siis 30-minutilise rongisõidu kaugusel on Brüssel, 3-tunnine sõit Pariisi või Amsterdami ja samas on siis ka London väga lähedal. Ehk siis tegelikult, kui enne mainisin, et õpilased väga tihti kasutavad välismaal õppides seda 2 1 funktsiooni ehk siis õppimine ja reisimine, siis kindlasti Arte Velde ülikool teeb selle nii-öelda reisimisosa samamoodi lihtsamaks. ja Arte Velde kohta on siis ka öeldud, et või siis üleüldse nagu selle Genti kohta, et piisavalt väike, et tekitada sellist nii-öelda nagu mugavat kulgemist, aga samas ikkagi selles mõttes linnas elu toimub. Et võib-olla mõni kindlasti otsib sellist suuremat, kohe sellist suurlinna vibe'i, aga tegelikult Eestist minejale ma ütleks, et on väga ideaalne ka siis kuskil väiksemas kohas olla. Ja sellistes väiksemates kohtades kindlasti nii-öelda igasugused üürihinnad on ka kindlasti kordades odavamad. Kui rääkida siis Belgiasse kandideerimisest, siis keeletest ehk siis on vaja nii-öelda nagu tõestada siis seda, et inglise keelt oskad ja tegelikult siis keeletesti osas on ka erinevaid pakutavaid teste, mille vahel siis valida. Ja iga testi puhul on siis tegelikult paika pandud, et mis peab olema see nii-öelda nagu skoor, mis seal saavutada. Siis lisaks nõutakse siis nagu ka enamikes teistes riikides siis lõputunnistust, hinnete lehte. Arusaadavalt 12. klassi õpilastel see nii-öelda lõputunnistus ja lõplik hinnete leht saabuvad alles pärast lõpetamist, siis see ongi ülikoolide jaoks ka täiesti aktsepteeritav, et need dokumendid saadetakse hiljem järgi. Siis samamoodi on siis tegelikult motivatsioonikirja kirjutamine, mis siis tegelikult on võimalik täiesti ise hakkama sellega saada, aga näiteks kui peaksid otsustama kandideerimisprotsessi tahta läbi teha läbi Belnori, siis tegelikult Belnoris meie inimesed aitavad siis ka selle motivatsioonikirja koostamisega. Aga sisult on ta siis selline. Kas kellelgi oli küsimus? Ei, vabandust. Et motivatsioonikiri siis oma nii-öelda nagu sisult on siis selline kokkuvõtlik ülevaade sellest, et miks sa soovid mingisse ülikooli õppima minna ja miks siis nii-öelda konkreetselt seda eriala, millele sa oled siis kandideerinud. Ja seal on siis sellised natuke omad nüansid, mida siis tavaliselt sellest motivatsioonikirjast oodatakse. Samamoodi siis paralleelselt kandideerimisprotsessiga on vaja siis tegelikult mõelda ka sellele, et kuidas siis lahendada ära see elamisega seonduv küsimus. Ja tegelikult seda kõike on võimalik siis teha sellise online registreerimise alusel, millega samuti siis tegelikult Belnor saab abistada. Kui rääkida siis tasudest, siis tegelikult jaanuarist avatigi siis kandideerimine siis sügissemestriks. Ehk siis hetkel on selline ideaalne aeg siis tegelikult kogu selle kandideerimisega tegelema hakata. Ja 1. juuli on siis kandideerimise lõpp, aga kindlasti nii kaugele seda kandideerimist me ei soovita jätta. Et vastuseid on võimalik saada jooksvalt, ehk siis 2 kuni 3 nädalat läheb tavaliselt siis Belgia ülikoolide puhul selleks menetlusajaks. Ja siis nii-öelda nagu see avalduse esitamise tasu on siis 50 eurot. Muidu õppemaks aastas on siis 1092 eurot ja seda summat on võimalik tasuda siis osadena. Ja nii nagu ka Eestis, siis tegelikult 2 semestrit siis aasta kohta ja õppetöö siis algab septembris.
Ma teen niimoodi, et kui kellelgi praegu mingit väga põletavat küsimust ei ole, siis saame kõik need küsimused, olenemata sellest, kas need käivad Belgia, Soome või Hollandi kohta, saame ette võtta siis kõige lõpus. Et siis ma arvan, et on nii kõige lihtsam, et siis saavad kõik oma küsimused korraga ära küsida. Et kui rääkida siis nüüd Soome võimalustest, siis Soome on meile Eestile kõige lähemal ja tegelikult juba etteruttavalt saab öelda, et Soome siis nendest täna räägitavatest variantidest on ka kõige soodsam, sellepärast et Euroopa Liidu liikmesriigi õpilastel on siis hariduse omandamine tasuta. Ja nagu arvata, siis võib tegelikult kodus käimine ilmselt siis kõige soodsam. Ja ka Soomes tegelikult väga palju erinevaid inglisekeelseid erialasid, mille vahel siis valida. Ja muidugi kõrgharidus jällegi väga tasemel, et mis sest, et justkui ta tundub meile nagu nii lähedal, siis tegelikult ikkagi selle välismaise kogemuse on võimalik saada. Ja võib-olla Soome puhul ongi siis see, et kellel on plaan just nii-öelda nagu Soomet valida, siis tegelikult asjaga on üsna kiire, et 17. jaanuar lõpeb siis nii-öelda selline esmane kandideerimine, aga nii-öelda need sellised nagu joint application'id on ka 3–17 ehk siis kellel on juba mingisugune mõte, siis tegelikult homse päeva jooksul peaks selle siis justkui ära tegema. Aga siin jällegi, kes on väga huvitatud, siis saab selle kirja kohe panna Belnorile ja siis saaks selle kandideerimise põhimõtteliselt ära teha. Et tegelikult veel nagu jõuab, aga lihtsalt üsna kiiresti on vaja siis otsustada. Ja kandideerimisprotsess siis tegelikult samamoodi hilisemas faasis on vaja siis tegelikult saata mingisugune dokument tõestamaks siis inglise keelt. Samamoodi lõputunnistus ja hinnete leht. Tavaliselt eraldi sisseastumiskatseid ei ole. Küll aga kui on siis see joint application, et siis tegelikult on vaja eraldi sooritada siis ka UAS eksam, mis siis tegelikult koosneb erinevatest osadest, et seal siis samamoodi hinnatakse keeleoskust, reasoning skills, mathematical skills, ethical skills, emotional intelligence skills. Aga et seda on siis kõike saab teha hiljem, kui siis tegelikult näiteks homseks on vaja selle nii-öelda nagu esmane avaldus sisse anda ja selle testi sooritamine või eksami sooritamine tuleb siis hilisemas faasis. Mõni ülikool võib nõuda ka eraldi siis sisseastumiskatseid, aga need jällegi tuleksid siis hilisemas faasis. Ja võib-olla siis, kui ka Soomet või ükskõik millist muud riiki tegelikult siis kaaluda, siis tegelikult need kontrollküsimused peaksid olema siis seotud ka sellega, et millise linna kasuks otsustada. Näiteks, kas seal linnas on võimalik tegeleda nende hobidega, millega sa oled harjunud Eestis tegelema. Kas ja millised on potentsiaalsed kuluallikad, kas on vajadus tööle minna. Et need on ka tegelikult kõik need küsimused, mis tasuks enda jaoks siis läbi mõelda enne, kui siis nii-öelda kuskile oma lõplikut jah-sõna öelda. Aga jah, et jällegi elamisega seonduv on siis nii-öelda nagu sama asi, millele tasuks mõelda üsna varakult. Võib-olla Soome puhul ta on veidikene lihtsam, et vajadusel on tõesti võimalik minna ja ka näiteks mingisugust üürikorterit reaalselt vaatama minna. Et pigem näiteks Belgiasse ja Hollandisse õpilased lähevad esimest korda siis, kui alles nii-öelda nagu õpingud hakkavad. Aga Soomes meie partnerülikoolidena siis tegelikult üks kõige populaarsemaid on siis Hamk University of Applied Science. Ja jällegi olen siin välja toonud siis kooli kodulehe. Tegemist on siis kõrgkooliga, mis asub Lõuna-Soome kõige asustatumas piirkonnas. Ja tegelikult seal elab siis umbes pool Soome elanikkonnast. Ja Soome süsteemist võib-olla üleüldiselt, et koosneb siis ülikoolidest ja rakenduskõrgkoolidest, kus siis tegelikult kogu see nii-öelda nagu süsteem toimib selle pinnalt, et valitsus on pidanud siis sellele eelnevalt loa andma. Et see on siis nii-öelda nagu väga reguleeritud, mis tagab siis tegelikult selle, et ülikoolide tase vastab siis mingitele kriteeriumitele. Hamk ülikoolis siis 8000 õpilast, millest siis 850 õpilast on siis rahvusvahelised ja need õpilased jaotatakse siis ära 7 erineva ülikoolilinnaku vahele ja inglisekeelseid programme, mille vahel siis valida, on siis 14.
ja nii nagu ülikoolidel siis tegelikult meeldib välja tuua siis tööle saamise edukuse protsenti, siis nii ka tegelikult HAMK on välja toonud, et nendel siis see protsent on 97, mis tegelikult on siis väga kõrge ja väga hea tase. Ülikooli linnakud asuvad siis 7 erinevas kohas, nagu ma mainisin ja jällegi otseselt sa seda ise valida ei saa, et selle paneb paika see, mis eriala sa õppima hakkad, aga nad ei ole selles mõttes üldsegi kaugel mingitest peamistest keskustest, et see Eestisse nii-öelda nagu reisimine ei tohiks olla midagi liiga peadmurdvat. Siis mis võib-olla HAMK puhul on selline hästi äge asi, mis on tehtud siis kooli poolt, on siis selline virtuaalne õpilaste kommuun ehk siis kõik õpilased, kes siis on nii-öelda kooli nimekirjas, nendel on siis võimalik teineteisega siis sellise läbi kooli kommuuni äpi suhelda ja tegelikult läbi selle siis saada ka ülevaadet sellest, mis siis tegelikult koolis on toimumas. Et minu meelest väga äge viis, kuidas siis tegelikult olemasolevaid õpilasi siis ühildada ja võib-olla siis aidata seda sisseelamisprotsessi õpilaste enda jaoks. Ja kellel on võib-olla huvi tekkinud, siis tegelikult millised on siis need bakalaureuse tasandil pakutavad õppeprogrammid. Ehk siis kõigepealt kindlasti insenerivaldkond, mis on tegelikult Soomes väga heal tasemel. Samamoodi siis igasugune selline äri ja ettevõtlus, disain, kindlasti siis IT-valdkond ja ka tegelikult tervisehoid, mis on samuti HAMK ülikoolis väga tunnustatud. Ja siin on siis tegelikult välja toodud ka, et millised täpselt need erialad, mis nende suurte kategooriate alla lähevad. Ja siin on tegelikult siis näha, et inseneri valdkonnas on päris mitmeid erinevaid, ehk siis kui huvitab mingisugune konkreetne inseneri nii-öelda nagu suunitlus, et siis kindlasti on võimalik siit leida endale midagi. Ja samamoodi siis ka teistel, et sellise kliima ja agrikultuur näiteks, mida kindlasti väga paljudes kohtades ei ole isegi võimalik õppida ja igasugune jätkusuutlikkus, mis täna muutub tegelikult üha nii-öelda nagu aktuaalsemaks teemaks, et ka need nii-öelda erialad on siis tegelikult HAMK ülikoolis siis kaetud. Ja IT-s võib-olla siis on täpselt samamoodi võimalik siis valida mingisugune selline lisasuund, näiteks siis robootika näol. Kui liikuda HAMK ülikoolist edasi, siis tegelikult Soomes meil on ka siis veel üks väga heal tasemel ülikool, milleks on siis LUT University of Applied Science. Ja tegemist on siis tegelikult avalik-õigusliku teadusülikooliga, mis koondab siis ettevõtluse, tehnoloogia ja sotsiaalteaduste valdkondasid. Ja nad pakuvad siis tegelikult kõigis nii-öelda kõrghariduse tasemetes siis õpet, ehk siis nii bakalaureuse, magistri kui siis ka doktoriõppe tasandil. Kuna enamik teist siis tegelikult on huvitatud siis bakalaureusõppest, siis olen välja toonud siin, et mida on võimalik siis bakalaureuse tasandil õppima asuda. Ja nendeks siis näiteks ongi siis business management and law, engineering, manufacturing and construction. Mis siit veel huvitavat võib-olla ongi siis jällegi see sustainable international business, et mitte lihtsalt siis nii-öelda nagu äri, vaid just sellise nagu jätkusuutlikkusele on pandud siis rõhku. Ja muidugi siis jällegi insenerivaldkond erinevate nii-öelda suundadega ja ka IT. Ja viimaseks ülikooliks siis Soomes on siis Lab University of Applied Science. Ja tegemist on siis tegelikult üsna uue ülikooliga, mis alustas siis tegelikult oma tegevust tänases vormis siis alles 2020. aastal, aga tegelikult siis lihtsalt kaks nii-öelda nagu endist ülikooli siis ühinesid omavahel. Ja seega siis tegelikult üliõpilaste arvu poolest tänaseks hetkeks tänases nii-öelda nagu koosseisus on Lab siis suuruselt 6. rakenduskõrgkool Soomes. Ja jällegi, mida on võimalik siis õppida,
ehk siis IT, rahvusvaheline ärindus, jällegi erinevad valdkonna erialad, siis jätkusuutlik disain ühendatud siis nii-öelda ärisuunaga, et kui midagi nendest nii-öelda peaks edasist huvi tekitama, siis ma kindlasti soovitan nii-öelda minna siis kooli kodulehele, kus on võimalik siis tegelikult nii-öelda saada parem ülevaade sellest, et mida siis iga eriala endast kujutab ja mis on nii-öelda nagu need ained, mida sa hakkad selle nii-öelda õppekava raames õppima ja mis on siis see nii-öelda, kuhu sul on võimalik nende õpingutega välja jõuda. Et see kõik info on siis tegelikult kooli kodulehel olemas. Kui minna edasi Hollandi juurde, kus tegelikult meil tänasel hetkel nendest riikidest on siis kõige rohkem partnerülikoole, siis kindlasti saab öelda, et Holland on üks kõige populaarsemaid sihtkohtasid noorte seas, et Hollandit peetakse väga üliõpilassõbralikuks ja jällegi väga hea haridustase ja võimalik on inglise keelega vabalt hakkama saada. Mitte siis ainult nii-öelda õpingute raames, mida on inglisekeelse õppe puhul igal juhul võimalik teha, aga tegelikult siis ka nii-öelda nagu töö leidmise mõttes, et Hollandis ei tohiks inglise keelega siis raskusi tekkida. Siis õppemaks, siin on ekslikult jäänud viga sisse, et tegelikult Hollandis ei ole õppimine tasuta. Kandideerimine on tasuta, jah, ikkagi on õigesti kirjas. Kandideerimine on enamikel ülikoolidel tasuta, küll aga on erandeid. Õppemaks siis uuest õppeaastast on siis 2530 eurot. Ja tänaseks hetkeks siis tegelikult kogu kandideerimisprotsess on alanud, ehk siis alates novembrist avati siis kandideerimine sügissemestriks ja nii nagu ka siis tegelikult Belgia ja Soome puhul, siis 2 semestrit aasta kohta, kusjuures siis õppetöö jällegi algab septembris. Ja mõnedele programmidele tegelikult siis on lõppenud tänaseks hetkeks siis kandideerimisprotsess, aga need on siis sellised väga spetsiifilised erialad, kus siis konkurents on väga tihe. Enamikele ülikoolidele ja enamikele erialadele kehtib siis tegelikult see, et taotlusi aktsepteeritakse siis tegelikult kuni juunikuuni. Ja ühiselamu hinnad algavad seal kuskil 450 eurot kuus. Ja vähemalt mingil hetkel siis tegelikult oli võimalik leida endale nii-öelda üüripind sinna üsna sarnase hinna eest. Kui minna konkreetsete ülikoolide juurde, siis esimesena üks meie väga populaarne valik õpilaste seas on siis Avans University of Applied Sciences. Tegemist on üsna suure ülikooliga, kus õpib siis circa 30 000 õpilast 40 erinevas õppeprogrammis, mis on siis omavahel jaotatud veel eraldi 18 erinevasse instituuti. Ja Avans ülikool siis tegelikult on päris mitmetel edetabelite puhul siis esikohtadel ja seda on olnud juba siis tegelikult 8 viimast aastat ja erinevatest riikidest on siis ka nii-öelda esikümne koha saavutanud, ehk siis ta tõesti on väga populaarne valik ka nii-öelda nagu meie õpilaste seas. Ja tegelikult jällegi tasub ennast kurssi viia ülikooli kodulehega. Aga ülikooli linnakud siis asuvad sealsamas Predas, kus tegelikult on siis ka neid ülikooli valikuid veel. Ja parimaks erialaks selles ülikoolis peetakse siis finants ja sihuke finance and control, aga ta on siis selline finantskontrolöri taolist midagi, et jällegi, keda see valdkond huvitab, siis kindlasti tasuks kaaluda seda varianti, et on väga tasemel õpe. Kui ma siin mainisin, et tegelikult Avans ülikool, nagu näete, on ka Breda linnas, siis tegelikult Breda linnas on siis ka eraldi Breda University of Applied Sciences. Tegemist on oluliselt väiksema ülikooliga, kus õpib siis umbes 7700 üliõpilast. Küll aga tegemist on väga rahvusvahelise kooliga
et nad on siis tegelikult välja toonud, et nendel on siis ligi 60 erinevast riigist õpilasi. Ja see ülikool asubki siis nii-öelda Hollandi lõunaosas Breda linnas ehk siis kuskil 100 kilomeetri kaugusel siis Amsterdamist ja Brüsselist. Ja jällegi pakutakse siis õppevõimalusi nii bakalaureuse kui siis magistriõppe tasandil ja seda siis nii videomängude, meedia, hotellinduse, ehituse, logistika, keskkonna kui siis ka turismi valdkonnas. Ja võib-olla väga populaarseteks erialadeks just nii-öelda nagu tänast majanduskeskkonda arvestades ongi siis selline games industry, ai ja creative business. Ja tegelikult siis kõik Euroopa Liidu üliõpilased, kes töötavad vähemalt 56 tundi kuus, saavad siis tegelikult eraldi taotleda ka siis ka Hollandi üliõpilastoetust, mis siis kindlasti selles mõttes finantside mõttes on sinna juurde väga heaks boonuseks. Järgmisena on siis meil Fontys University of Applied Sciences ja Fontise puhul on siis tegemist rahvusvahelise ülikooliga, mis pakub siis programme tegelikult lisaks inglise ja hollandi keelele veel ka saksa keeles. Ja ta asubki siis nii-öelda Saksamaa ja Belgia piiri lähedal ja koolis kokku on siis rohkem kui 200 õppeprogrammi. Ja ülikooli linnakud jälle mitmes erinevas linnas ja võib-olla siis selle ülikooli puhul ma otsustasingi välja tuua, et näiteks Circus Academy, Music and Performing Academy, et need on siis sellised erialad, mida tegelikult mujal Hollandi partnerülikoolides ei olegi võimalik õppida ja samuti siis võimalik on valida seal veel ka suundade vahel, et neid erialasid on üsna raske kuskilt leida, nii et selle poolest Fontys on osutunud nii mitmete õpilaste puhul siis selleks valikuks, sest lihtsalt selliste erialade puhul on vaja neid tihtipeale siis väga pingsalt otsida, enne kui leida. Siis on HAN University of Applied Sciences ehk siis jällegi tegemist väga suure ülikooliga, kus siis tegelikult on rohkem kui 30 000 õpilast ja tegelikult siis selle kool on välja toonud, et nad teevad siis tegelikult väga palju tihedat koostööd siis erinevate rahvusvaheliste partnerite ja organisatsioonidega. Õpitavad erialad ongi siis jällegi insenerivaldkond, mis on tegelikult Hollandis üldse väga populaarne erinevate ülikoolide tasandil, aga samas siis ka tegelikult business and management, kuhu alla siis tegelikult läheb communication, finance and control, international business and management studies ja samuti siis ka logistika. Siis HC University of Applied Sciences. Seda peetakse siis Hollandi mõistes keskmise suurusega ülikooliks, kus siis tegelikult nii-öelda proovitakse leida siis seda tasakaalu nii-öelda isikliku arengu kui siis ka nii-öelda selle professionaalsuse vahel. Ja kooli eesmärk ongi siis tegelikult õpilasi õpetada selles võtmes, et oleks võimalikult edukalt läbi saada siis just tänapäevases ühiskonnas, mis keskendub siis sellele, et tegelikult see ongi multikultuurne. Nii nagu ma ka enne mainisin, et tegelikult isegi kui me räägime täna Eesti ettevõtete tasandil, siis väga tihti töötajad ongi mitte ainult eestlased, vaid ka siis nii-öelda nagu mujalt väljast. Õpitavad erialad, näiteks mõned huvitavad on siis water management, delta management, chemistry, jällegi logistika ja siis sellised standard rahvusvahelise ärinduse suunad, kus on võimalik siis näiteks suunaks võtta juurde siis näiteks keeled, et jällegi on võimalik ärindusega omandada ka mingisugune lisakeel endale. Siis NHL Stenden University of Applied Sciences. NHL siis tegelikult väga paljuski siis nii-öelda tugineb sellele, et nad pakuvad oma õpilastele väga häid mitte stipendiume, vaid võimalusi siis saada kuskil väga heas kohas siis nii-öelda nagu just praktikakogemus. Ja siis need erinevad nii-öelda nagu kohad, kuhu praktikale minna, siis seal on võimalik siis tegelikult, et ettevõtte tasandil väljastatakse ka stipendiume.
paindlikud võimalused ehk siis kellel on mingisugune varasem hariduskogemus all, siis on selles osas kool väga paindlik ja jällegi ainus ülikool, kus on võimalik näiteks Hollandis õppida siis õpetajaks ja näiteks ülikool siis, kuidas mõned ülikoolid väga siis näevad vaeva sellega, et on võimalik siis praktikat ja teooriat omavahel ühildada, et siis näiteks ülikoolil on siis oma hotell, kus õpilased saavad siis tegelikult praktikat teha, kui see läheb siis nende nii-öelda erialaga siis kokku. Ja siis on Rotterdam Business School ehk siis väga siis selline ettevõtlusele suunatud kool, nii nagu ka nimest võib aru saada. Ja tegelikult siis üliõpilaste hulgas tänaseks hetkeks on esindatud üle 50 rahvuse ja ülikool teeb siis väga tihedat koostööd Euroopa, Aasia, Aafrika ja Ameerika erinevate partneritega, et jällegi siis õpilastele tagada see, et hiljem oleks nendel võimalik siis nii-öelda hakkama saada ka väljaspool Hollandit ja nii-öelda erialadena siis jällegi ärindus arusaadavalt, aga siis ka näiteks graphic design, lifestyle transformation design, et rohkem on võimalik infot saada siis ka kooli kodulehelt. aga need kõik tegelikult koolide kodulehed on olemas siis ka Belnori lehel, ehk siis ei ole vaja siit midagi endale maha kirjutada, vaid lihtsalt piisab sellest, kui minna Belnori kodulehele. Ja millega siis kõik Belnor aidata saab, ongi siis see, et tegelikult Belnor aitab siis kõigepealt välja valida see õige ülikool ja eriala, aitab aru saada sisseastumistingimustest ja aitab siis tegelikult kogu selle kandideerimisprotsessiga. Ehk siis sisuliselt siis kaaslane, kes siis kogu teekonna vältel on siis toeks, olgu selleks siis motivatsioonikirja läbivaatamine või siis mõni muu, ma ei tea, ühikaga seonduv küsimus või siis koolidega seonduv küsimus. Et Belnori idee on siis see, et tegelikult Belnor teeb siis selle kandideerimise õpilaste eest ära ja hoiab siis õpilast lihtsalt kursis sellega, et kus maal mingisugused asjad on. Siis võib-olla paari sõnaga ka sellest, et tegelikult kui sa oled juba otsustanud siis välismaale õppima minna, et siis ikkagi tasub sellest kogemusest võtta maksimumi. Ja esimesed nädalad teadupoolest on siis sellised ettevalmistavad nädalad. Ehk siis nende ettevalmistavate nädalate jooksul kindlasti minu isiklik soovitus oleks siis ennast kurssi viia ümbritsevaga ehk siis selle konkreetse linnaga tutvumine, õppejõududega tutvumine, kaasõpilastega tutvumine, et kool tegelikult näeb väga palju vaeva, et need esimesed nädalad oleksid siis ka õpilaste jaoks võimalikult lihtsad, et oleks võimalik sisse elada. See aga siis eeldab seda, et ise siis nii-öelda aktiivselt kaasa lüüa. Ja tegelikult siis hulganisti ka muid asju, mis tegelikult siis on vaja esimeste nädalate jooksul endal korda ajada, ehk siis igasuguste pangakaartide avamised, telefonipakettide avamised, üliõpilaskaartide taotlemised ja kõik muusugu, et tegelikult seda toimetamist seal jagub, aga selle kõige kõrval siis ei tasu ka ära unustada seda, et peaks ikkagi nautima ka, et need esimesed nädalad selles mõttes on lahedad ja koolid on tõesti, olenemata sellest, millisest riigist me räägime, on vaeva näinud siis selle osas, et need esimesed nädalad päriselt ka oleksid ühest küljest informatiivsed õpilastele, teisalt aga ka siis nii-öelda meelelahutuslikud. Siis kindlasti minu soovitus on siis oma koolielu muuta huvitavaks ja selleks on väga lõputult võimalusi. Ehk siis kooliväliste tegevustena kindlasti soovitan jätkata neid, mida sa oled harjunud siin Eestis tegema ja tegelikult siis tasub uurida ka näiteks võimalusi, et kuidas on ülikooli juures töötamine. Et mina oma nii-öelda Inglismaa kogemusest saan öelda, et mina siis tegelikult töötasin ülikooli all. Ehk siis ma olin nii-öelda nagu selline üliõpilassaadik, sain selle eest palka. Mul oli väga paindlik graafik ja töö oli ka täiesti seinast seina. Käisin, rääkisin avatud uste päevadel enda kogemusest, kuidas minul Eestist oli siis Inglismaale õppima minek ja näiteks osalesin siis erinevatel ülikooli poolt korraldatavatel üritustel. Et kindlasti üks asi, mida ma soovitan uurida. Et selliste punaste pluusidega me ringi käisime, et selle järgi said siis aru, et kes töötavad koolis.
siis lisaks koolis töötamine siis tegelikult andis mulle väga hea kontakti õppejõududega, sest tihtipeale õppejõud olid täpselt samamoodi kaasatud nendesse samadesse projektidesse, kus olid siis nii-öelda üliõpilassaadikud. Ja tegelikult siis minul on hiljem siis ka õppejõud käinud Eestis külas. Et Eesti oli kindlasti koht, mis pakkus väga paljudele õpilastele kui siis ka õppejõududele huvi. Ja niisamuti mul õnnestus tegelikult siis ülikooli kõrvalt käia ka siis praktikal, mis siis tegelikult siin, kui ma siin varasemalt slaididel välja käisin, et need koolid, kes panevad väga palju rõhku sellele, et õpilastele õpingute vältel siis anda see võimalus ka praktika saamiseks, et siis kindlasti tasub seda nii-öelda ära kasutada. Et minul õnnestus näiteks oma õpingute vältel käia siis nii kohtusüsteemi all praktikal kui siis tegelikult ka reaalses sellises nii-öelda nagu nõustamise kliinikus, kus me aitasime siis päriselt ettevõtjaid nende kaasustega. Ja seda kõike oli mul võimalik siis teha nii-öelda nagu õpingute ajast, et ma sain mingisugused ained, nii-öelda nagu ainepunktid neid praktikaid tehes. Et see ei olnud see, et ma pidin seda tegema kõike omast vabast ajast lisaks. Siis muidugi pakid kodustelt. Ma ütleks, et üks kõige lahedam asi kogu selle välismaal õppimise juures oligi siis see, et tegelikult pidevalt saatsid mulle pereliikmed ja sõbrad erinevaid pakke, sest et mingeid asju kindlasti jääd igatsema. Külas käisid ka Eesti sõbrad, et ei ole üldse seda, et kuidagi sõbrad või siis ka pere kaoks ära, et tegelikult see on ka noortel väga tihti selline kartus, et Eesti sõbrad justkui kaovad kuskile ära, siis tegelikult Eesti sõbrad ei kao kuskile ära, vaid sul on võimalik lihtsalt rahvusvahelisel tasandil endale neid sõpru juurde saada. Kindlasti on ka raskemaid hetki nii õppimise poole pealt kui siis ka emotsionaalselt, aga tegelikult ikkagi lõppkokkuvõttes on see väga äge teekond, mida teil kõigil on võimalik ette võtta. Et ongi ühest küljest on see, et sa saad rahvusvahelise hariduse omandada ja teisest küljest tegelikult kõik need uued inimesed ja kogemused, mis sa sellelt teekonnalt lisaks saad kaasa võtta. Ja see on siis värske pilt pärast viimaseid eksameid, pärast mida oli siis ülikool tehtud. Ja see oli siis minu teekonna lõpp. Mina kahjuks oma nii-öelda lõpetamisel osaleda ei saanud, sest et siis olid täpselt Eestis magistri sisseastumised, aga tõepoolest tänasel hetkel üks parimaid otsuseid, mida ma olen kindlasti oma elus teinud, oli see, et ma otsustasin pärast gümnaasiumi lõppu võtta vastu selle otsuse, et minna välismaale õppima. Ja nüüd siis tegelikult jätan siia teile meie kontaktid ehk siis tegelikult ma ütleks, et kõige parem sisend tuleb siis Belnori kodulehelt, kus tegelikult on siis kõik meie partnerülikoolid välja toodud, nende kodulehed, kuhu on võimalik siis otse klikata. Samuti saab meid jälgida siis nii Facebookis kui ka Instagramis. Ja küsimuste korral saab meile siis kirjutada info@belnor.ee. Ja kui täna oli selline üldisem konsultatsioon, kus ma lihtsalt kiiresti käisin üle siis pakutavad võimalused, siis kellel on vähegi huvi, siis tegelikult saab tulla meie juurde konsultatsiooni, kus saame siis tegelikult vaadata konkreetsetele ülikoolidele, konkreetsetele erialadele detailsemalt otsa ja vaadata, et millised võiksid siis konkreetselt ükskõik siis kelle nii-öelda vajadustest lähtudes olla see, mida sa sooviksid õppima minna. Ja nüüd ma tegelikult teekski küsimuste vooru, ehk siis kellel on küsimusi, võite need kirja panna või siis ka valjusti küsida, et vaatame. Annan teile natukene aega.
selline küsimus, et kas mõnes neist ülikoolidest on võimalik ka veterinaariat õppida või olid need kõik praegu pigem siis sellise majanduse ja tehnoloogiaga seotud? Peast ma vastata ei oska. Siin ei ole kindlasti kogu loetelu toodud nendest erialadest, mida on võimalik õppida, aga jah, ma peast ei oska sellisele küsimusele vastata, et see eeldakski juba seda, et kas siis näiteks konsultatsiooni tulla või siis lihtsalt ise vaadata nende kodulehtede pealt, et kas mingisugused variandid on olemas. Aitäh! Kui teil aga küsimusi ei ole, siis tegelikult olekski minu poolt tänaseks kõik. Kui kellelgi küsimused tekivad, siis info@belnor.ee ja saate need meile teele panna. Ja siis olekski kõik. Aitäh ja ilusat õhtut teile! Aitäh, head aega! aitäh, head aega!